We can do whatever your sun's out. Make the clouds move over. We can do whatever I'm gonna make the time move slower. We can do whatever your sun's out. Make the clouds move over. We can do whatever. Miks sa nii tegid? Meil oleks võinud ka matching kohvrid olla. Nagu neil või? I wish. Esimest korda elus võeti minul ka midagi turvakontrollis ära. Ja see oli see asi, mida ma kartsin veits, aga samas ma lootsin, et äkki läheb läbi. Kuna me lähme telgiga, siis meil olid need telgivaiad, aga need ei ole teravad. Ma ütlesin, et mu sõbranna ütles, et neid lubatakse läbi, siis ta oli mingi ei, ma olin mingi vähemalt kõik muud asjad ei jääd alles, aga vähemalt saab telgi püsti panna, kas see ka koha peale jääb, ma ei tea. Ei no kui rasked kotid sisse panna, siis äkki püsib maa peal. Loodame lihtsalt, et tornaadot ei tule. Tallinnas on hetkel mingi 27 kraadi. Ja kui keegi küsib, miks me siit üldse ära lähme, siis ei, me ei lähe ilusat ilma otsima. Seal on võib-olla isegi külmem kui Tallinnas praegu. Aga me lähme festivalile, sest et see aasta on festivali aasta, kuna meil jäi lihtsalt nii palju aastaid vahele. 2, mitte väga palju, aga üsna palju. On telkimisega, sellepärast meil ongi telk kaasas. Need telgivajad ära võtmised on veits halb, aga loodame, et midagi ei juhtu. Ühesõnaga, me lähme jälle Belgiasse, me lähme samale festivalile, lihtsalt see on suvefestival. Ja kuna meile meeldib odavamalt reisida, siis me alati valime nagu lennu, mitte selle järgi, mis jõuab kõige kiremini kohale, vaid selle järgi, mis on kõige odavam ilmselt. Kuigi me ei vali ka siukest, et ala mingi terve päev pead kuskil ootama, aga hetkel me lähme niimoodi, et me lähme Tallinnast Varssavisse, siis Varssavist Brüsselisse. Ja vahemaandumine on ainult mingi 1,5 tundi või tund või midagi sellist, nii et see on jumala fine. Et pigem seivime mingi 50 € näkku, saame selle eest midagi paremat osta. Peame küll natuke kauem ootama, aga ma arvan, et see on fine. Side oleks välja lülitatud. Palun. Põhimõtteliselt olime lennujaamas. Meie lend oli niigi hiline, juba mingi, ma ei tea, 45 minutit. Ja siis tulime lennukisse. Istusime lennukis. Tuli mingi teade kuskilt, et Brüsseli lennujaam on täis ja meil ei ole lihtsalt kohta, kuhu maanduda. Me sõitsime tegelikult juba lennurajale ja... Jaa, me sõitsime juba lennurajale. Me keerisime ringi. Siis poole pealt oli mingi, me peame vist veel 3 tundi ootama. Ma olin nagu, mu närvid lihtsalt. Aga nüüd väidetavalt me hakkame kohe liikuma. Paluti jälle kõik kinni panna. Aga 5 minuti pärast võib selle muutuda, kunagi ei tea. Ma ei ole üldse excited. Ma tahaks lihtsalt kas kohal olla juba või lihtsalt mitte siin lennukis. Mul on juba nii tann istumisest. Ma loodan, et me jõuame ikka täna kohale, mitte mingi, ma ei tea, homme öösel. Istume hetkel Brüsseli lennujaamas ikka veel, kuna mul tuli meelde, et päeval üks kutt kirjutas selle festivali grupist meile, et tal on ka nagu sama mure, ta tuleb ka telgiga ja ta ei taha ka mingi 70 € maksta ühe öö eest, eks me võib-olla võtame temaga koos hotelli, siis see tuleks mingi alla 25 € öö nagu näkku ja me lihtsalt loodame, et ta vastab meile, kuna ta ütles mingi hetk, et ta lend peaks jõudma mingi 9:25, kell on peaaegu sama palju, nii et kui ta meile varsti ei vasta, siis me peame muu plaani välja mõtlema. Ja võib-olla vihma käest telki püsti panema.
teeme nüüd? Me lähme hakkame bussipiletit vaatama, sellepärast et tuli välja, et see tüüp, kes tahtis meiega koos nagu ööbimist võtta, ta tuli hoopis valesse lennujaama. No põhiliselt on 2 erinevat Brüsseli lennujaama. Üks on actually Brüsselis ja teine on Charleroi, mis on siit mingi 60 kilomeetrit või isegi rohkem on ja. Ja vend läks sinna teise lennujaama. Siis me kirjutasin, mingi ma olen siin ja siis ta lõpuks küsis, et kas te olete ikka Charleroi lennujaamas, ma mingi ei. Ja siis ühesõnaga ülipääd lakke lihtsalt. Aga mul on temast rohkem kahju kui meist, sest ma olen kinda excited, et me lähme telkima nagu kuskile täiesti karupeppusse. Nii et hotelli plaanib ära ja telkimine ei viis. Et ma vaatasin, et töökülma näitab 12 kraadi, aga samas ega festivali ajal päeval on küll soe, aga öösel on ikkagi 13-12 kraadi, et ega väga soojem ei ole. Nii et siis tuleb esimene harjuda ehk ja võib-olla saab natuke märga, aga... Ega me mingi suhkrust ei ole. Ja, ega me suhkrust ei ole ja hommikul tulevad juba teised sõbrad siia sommalennujaama õnneks ja siis läheme edasi Lommeli poole. Sõitsime bussiga lennujaamast umbes 10 kilomeetri kaugusele alevikku. Olin eelnevalt meile Park 4 Nightist ööbimiskoha valmis vaadanud, kuna Belgias väga loodust pole ning omapäi midagi leida oleks väga raske. Kas me oleme? See on mingi kõige mets, mis siin Belgias just üldse on. Sealt tuleb Tümakas, seal on maantee, seal on linnakoma. Aga ma arvan, et see on kõige parem koht. Me oleme reaalselt kuskil täiesti mingi... No Belgias ei ole eriti üldse mingid kohti, kus oleks mingit metsa või midagi. Seal olid hobused veel ka. Mingi hobused olid ja põhimõtteliselt siin on mingi parkimiskohad kuskil muru peal ja me paneme siia... Paneme siia samma. Paneme siia kõige nurka lihtsalt telgi pisti. Et ega me väga kaua ei maga nii, et savi. Ma vaatasin netist, et Belgias on wild camping, et siis metsa sees telkimine on tegelikult keelatud. Ja põhimõtteliselt ei tohi kuskile telki üles panna, mis ei ole camping. Sa võid trahvi saada, aga ma ei tea, see tundub suht safe koht nagu selles suhtes, et siin olid mingid eramajad ja värki, et nad rikkad inimesed ja... Nagu kui siia peaks mingi politsei tulema, siis ma teeks, et ma olen loll turist ja ma ei tea mitte midagi. Siis ma ütlen, et Eestis küll tohi. Ole loll, aga ole tark, eks. See ei olnud loogiline. Ole loll, aga ole kaval. Ole loll, aga me kaval, sorry. Davai, pakime lahti. Maja valmis, no. 27 euroni telk, ma arvan, et see töötab päris hästi, mul on tunne. Jalg jala ette. Kõige nürim tegevus maailmas. Aga üllatavalt palju ruumi on. Ma arvan, et Sandra võtab väiksema telgi meile. Aga siia mahub terve Hiina perekond sisse. Tšau. Hello! Nii on kätte jõudnud hommik ja ikka väga külm oli öösel, mida ma kartsin. Nii see juhtus. Mul on seljas särk, pusa ja siis pusa peal veel üks särk. Siis mul on pikad püksid, pikade pükste peal lühikesed püksid, sest mu tagumikul hakkas külm. Ja siis mul on 2 paari sokke ka veel. Ja mul oli ikka külm, aga siis ma läksin Hansu kaisu, siis oli natuke soe. Hea uudis on see, et kell on peaaegu 7. Ma ei uskunud, et ma nii kaua isegi magame. Aga halb uudis on see, et 3 päeva peame veel niimoodi magama. Juba hakkas külm. Valges siis ka, siin me siis ööbisime. Parkimisplats on siin ja mu selja taga on koerte jalutuspark või ala. Siia saad siis enda koertega tulla jalutama. Siin on 2 aeda. Oleks tahtnud, oleks saanud siin ka ju ööbida.
kakka sees või? Kakka sees. Seal heinakuhjade taga mööbisime ja politsei ei tulnudki meid vahele võtma illegaalsööbimise eest. Horses. Me oleme ikka täiesti maal omadega ju. Seal taga on mingid kaljukitsed. Siin on haned. Siin on mingid põllud. Ja kuked ja kanad on seal. Nice. Nii, oleme kuskil lennujaama lähedal linnakeses. Kell on 10, on saab kohvi. Me käisime mingis poes, kus kõik hinnad olid nii kallid, et ma ei suutnud reaalselt mitte midagi osta alguses. Ma olin mingi... Aga... Siis me hakkasime vaikselt asju panema sinna kotti. Üks ja teine ja kolmas ja... Ma ei tea, kas saad seda summast ütelda? Meil läks 60 eurot. See on ebareaalne. Meil on nagu see kotitäis asju siin on ja. Põhimõtteliselt siin sees on, ma ei tea, paar saiakest, mingit krõpsu, siis ma ostsin mingi võikumaterjali, mingi õlu ja vett. Ja meil läks 60 euri, saad aru. Oh my god, mul on siuke tunne, et meil oleks festivali ajal ka odavam olnud süüa nagu veits regrets, aga äkki ei ole, vaatame. Igatahes nüüd ma teen siin kuskil teeperve peal endale kohe paar võikut, sest et mul on kõht mega tühi. Sõidame hetkel festivali poole. Korjasime Brüsseli lennujaamast peale ka enda sõbrad Kevini ja Karini. Ja nüüd siis sõidame festivali ala poole. Jah, siuke 1,5-tunnine trip umbes. Konvertisid üle meid. Tuleme hoopis Fesalile, mitte Brüsselisse. Ja nad tahtsid minna veel Brüsselisse jalutama, aga me jõuame nii hilja sinna lihtsalt, et tahaks juba esinejaid näha. Ja festivalil olla. Lõpuks jõudsime Festarile. Mul on meik tehtud. Me oleme valmis minema festivali alale. Hetkel me oleme kämpingus. Pidi olema mingi eraldi quiet camping ja tavaline, aga mitte keegi ei tea, kust midagi on. Me lihtsalt panime enda telgi sinna kuskile taha otsa ja sõpradel on siin siis, kus inimesed natuke mussi mängivad. Me võib-olla tahaks öösel magada natuke. Ei fun, ma olen väga excited. Kui eelmine kord Rampage'il seal sees Sportspaleis oli see kaardisüsteem, kuhu sa laed raha peale, siis seekord on selline su enda käepaela peal on nii-öelda QR-kood, kuhu sa laed raha ja siis maksadki põhimõtteliselt nagu sellega. Ehk siis see on päris hea, see on su kogu aeg käe ümber, see ei kao ära. Kui varem oleme festivalidel pidanud ühest kohast teise saamiseks tohutult aega ja kilomeetreid kulutama, siis meie üllatuseks olid seekord nii festivaliala kui ka telkla väga kompaktsed. Võisid vabalt ühe lava juurest teise kõndida 5-10 minutiga ning samuti ka telklas sujus kõik kiirelt. Reaalselt tahtsin vetsu minna, käisin mingi pooled vetsud läbi, mingi mitte ühes kui paberid, Festar just algab, aga vetsupaber on siin.
lihtsalt võtad mingi seina pealt endale vetsupaberit. Tere hommikust. Esimene päev on siis selja taga ja väga äge oli. Mulle tundub, et see on natuke raske olla. Ei ole tegelikult magasime väga hästi ja Magasime väga hästi, kuniks päike hakkas nii palju paistma, et ma pidin lihtsalt kõik riided ära võtma. see oli mingi 8 ajal äkki. 8:30, isegi väga normaalne aeg, millal ärgata tegelikult. Aga me läksime magama ka kell 2. Läksime kell 2 magama, aga uni oli hea. Ma tunnen ennast värskena. Vaatame, mis kellad siin pidu peal läheb. Kell 12 hakkab igatahes pidu nagu siis campside'is pihta. Festivali ala tehakse alles kell 2 lahti. Juba 2 või? Jaa, täna on kell 2. Igatahes eile me olime suht meelestatud nii, et me lihtsalt tahtsime seda pidu nii kaua. Väga palju ei filminud, aga kui täna kell 2 läheb festivali ala lahti, siis me kindlasti näitame teile, milline see siin kõik välja näeb, mis siin teha saab peale muusika kuulamise. Ja siin on neid atraktsioone on päris palju huvitavaid asju. Ja päris mitmed asjad on tasuta. Mida ei ole väga ühelgi festivalil. Minu arust kõik on alati tasustatud. Kõik maksab lihtsalt, mis sa tahad. Hommikune reality check. Ma olen lihtsalt eilsest ära põlend. Mis see on? Mingi õlakott on ka päevitanud lihtsalt peale ju. Räme. Praegu me oleme siis enda nagu kämpingualas, kuna festivali ava pole veel avatud. Siin saab osta mingid võileib, kohvi, seal oli mingid smootid asjad, mingid snäkid. Siis siin kõrval on mingi bakery, saad endale saiakesi osta. Seal on joogid. Ja siis seal taga on mingisugune camping shop. Ma vaatasin sealt igast asju, mingi päiksekreemi, telki ka, kui tahtsid. Mingid erinevaid asju. Päev 2, me jõudsime nüüd festivali alale lõpuks. Hans on hetkel kuulamas mingit setti, mida ma ei viitsi kuulata. Seega ma mõtlesin, et ma teen veits mingit tuuri. Näitan, mis siin festivali alal on. Peale 5 lava on siin igast nagu atraktsioone ka. Näiteks siin on olemas bumper cars,
mis on siis tasuta, kus sa saad sõitmas käia, saad oma autoga toksida oma sõbra autot näiteks ja see on fun. Ja veel, siin on olemas skate ramp, kus siis ilmselt mingid vennad võistlevad ruladega, võidavad mingid auhindu. Siis siin alal on veel olemas nii-öelda neid lõbustuspargi, neid mingid karussell asju, lebotamiskohad, kus saad lihtsalt minna võrkkiike ja veits relaxida, kui on veits palju tantsimist olnud. Ja igast söögikohti, joogikohti ja üleüldiselt nagu väga-väga äge vibe. Ma kahetsen, et ma siia poole istusin. Festivali 3. päev. Võib-olla me ei näe väga motiveeritud välja, sest me oleme nii väsinud. Me käisime, kuulasime enda esimest setti poole peale ja siis mõtlesime, et me vist peame natuke, ma ei tea, istuma ja niisama muusikat kuulama, mitte tantsima. Et siis võib-olla õhtupoole, kui on meie lemmikumad esinejad, siis me saame nagu rohkem tantsida. See Rampage'i suurüritus, mis toimub seal Antwerpis, seal on vähemalt toolid, et sa saad nagu taga istuda ja puhata vahepeal, aga siin sa pead kogu aeg nagu tantsima ja sees olema seal. Siin on see ka, et sa tahadki pigem seal sees olla, sest et õues on nii palav. Mul on nagu keha ära põlend lihtsalt. Nagu seal sees ei oleks palav või? Noh, praegu on see, et on päevapoolne aeg ja nii palju rahvast veel ei ole, et sul on nagu ruumi tantsida vähemalt. Aga ei jaksa praegu. If you still got some energy left from the weekend, we want to see you right now.
met a strange lady, she made me nervous. She took me in and gave me nervous. And she said, do you got feeling? Wherever you are. Put your hand up. Oleme jõudnud Brüsseli lennujaama. Natuke võib-olla on poolik see osa, et eile me väga ei filminud. Eile jah, põhimõtteliselt pakkisime selle telgi seal kokku, läksime kohe bussi peale, siis läksime rongi peale, siis läksime veel ühe rongi peale ja veel ühe bussi peale ja siis jõudsime hotelli. Kuna me ei viitsinud samal päeval tagasi lennata, sest me teadsime, et me oleme täiesti surnud, siis me läksime lihtsalt hotelli ja magasime. Hotell nägi välja nagu haigla, et veits jah, creepy. Ma mäletan, et me oleme selles Ibis hotellis oleme varem ööbinud, aga praegu oli nagu Ibis budget, ehk siis noh, jah, ei, voodi oli ülija, magada oli ülija, aga noh, veits kahtlane hotell oli. Aga nüüd on kell siin mingi 7:20, saame boardida kohe enda lennule. Hommikul üks asi, mis juhtus, ootasime veel bussi, siis Sandra võttis äppi lahti, vaatas, et buss on mingi canceldatud. Ja nendest peatustest lambist ei sõitnud täna. Pidime taksa võtma 14 €, Bolt toidab, me toidame Bolti. Jaa, 5 gildi eest 14 €. Tallinnas ei tahta öösel ka nii palju raha saada. No aga see ei olnud see basic, see oli see business või kallim auto. Mingi premium auto ja, aga kõige odavam oli kinni, mis oli 10.50. See oli Mercedesega saime siia lennujaama. Fancy, rikkurid. Meie üllatuseks pakuti meile iga LOT Airlinesi lennu peal tasuta kohvi, vett, saiakest ja snäkke, mida tavaliselt lühemate lendude puhul ei tehta.
nagu näha, oli meie reis jälle seikluste rohke ja ootamatusi täis. Festivalilt saadud emotsioonid ja tunded on siiani veel sees. Näeme peagi mu Belgia.